Pärast kõige pikemat üleriigilist internetikatkestust kaasaegses ajaloos on iraanlased taas võrgus. Ühenduse taastamine on aga aeglane ja osaline ja endiselt on näha suuri märke režiimi kehtestatud piirangutest. Islamivabariik katkestas internetiühenduse 3 kuud tagasi pärast esialgseid USA ja Iisraeli rünnakuid veebruari lõpus. Siin on Iraani valitsuse pressiesindaja, kes teatab internetiühenduse taastamisest. Pärast korduvaid kohtumisi jõudis Taap järeldusele, et internetiühendus tuleks taastada ja eile anti presidendi korraldus edasi sideministeeriumile. Loodame, et lähiajal suudame need seaduslikud õigused kiiresti inimestele taastada. Kuigi mõned iraanlased ütlevad, et see on valitsuse poolt positiivne samm, väidavad teised, et see võib tähendada rangemaid piiranguid ja tugevamat kontrolli kui enne katkestust. Siin on mõned reaktsioonid. See on 100% positiivne asi. VB-Turk ihkab naasta oma varasemasse seisu. Aga see sotsiaalne tagakiusamine, mis pidevalt toimub, kahjustab oluliselt veebiettevõtteid. Ettevõtted sõltuvad väga palju internetist. Ja iga kord muudavad need piirangud nende elu raskemaks. Mul on väga hea meel, et internet taastatakse, sest ettevõtted saavad naasta tavapärase töö juurde. Mul oli mõnda aega veebipood ja ma müüsin tooteid. Kindlasti tuleb see meile kasuks. Ainus probleem on aga tsensuur. Kui nad leiavad sellele hea ja õige lahenduse, oleks paljud probleemid lahendatud. Lisaks liitub meiega nüüd Nigar Mostahedi, ajakirjanik Iran Internationalist ja I4 Iran taskuhäälingu saatejuht. Nigar, see samm on juba kuid hilinenud, aga mind huvitab, miks sellega just nüüd edasi liigutakse. Kas see viitab sellele, et režiim usub, et see sõda on tegelikult läbi? Ei, ma ei arva seda. Ma tegin just hiljuti loo internetist, enne kui nad selle avasid. Ja ma rääkisin küberturbe eksperdiga, kes on Iraani päritolu, Amin Slavati. Ja Amin ütles, et hoolimata sellest, mida paljud eksperdid mulle rääkinud on, ta uskus, et see täielik interneti katkestus ja sulgemine ei kesta igavesti, sest see ei ole Iraani majanduse jaoks jätkusuutlik. Ja sellega kannatab ka Iraani režiim ise. Lisaks sellele tuleb vaadata Iraani ühiskonda ka kultuurilisest aspektist. Sa ei saa ju ometi hoida ühiskonda täielikult internetist sõltuvana ja sellega ühenduses ning siis seda lihtsalt ära võtta. Tead, Iraan ei ole ühiskondlikult ega kultuuriliselt nagu Põhja-Korea. Seega oleks sellel palju vastureaktsioone. Ma arvan, et nad kartsid ka seda. Seda öeldes tundub, et nad liiguvad rohkem Hiina stiilis internetipiirangute poole. Hiljuti ütles Iraani riikliku ringhäälingu endine juht, et nad impordivad Hiina seadneid, et luua omaenda versioon internetist. See on väga sarnane sellele, mida nägime Hiinas, kui jutt käis moslemi uiguuride provintsist. Kas kardetakse, et režiim võib seda interneti taastamist kasutada selleks, et jälitada neid hääli, kes postitavad midagi Islamivabariigi vastu ja püüda mõningaid neist teisiti mõtlejatest maha suruda? Kindlasti. Ma mõtlen, et seda nad tegid juba varem ja jätkavad ka edaspidi. Neil on taas palju varustust ja tehisintellekti tehnoloogiat, mis on pärit Hiinast ja mis võimaldab neil just seda teha. Aga selle potentsiaalselt uue internetiversiooniga jääb ikkagi palju piiranguid. See võib neile võimaldada kasutada Gmaili ja muid selliseid teenuseid. Ja nad võivad lubada näiteks Vene uudiseid ja muid asju, mis režiimile kasulikud oleksid. Kuid majanduslikust vaatenurgast pidid nad interneti avama. Ma mõtlen, et see on seotud finantssektori ja paljude teiste ühiskonna valdkondadega. Iraani režiim ei saanud ise niimoodi jätkata. Ja nad võivad minna tagasi täieliku sulgemise ja katkestuse juurde, kui nad tunnevad, et see on vajalik. Nii et ma arvan, et maailm peab selleks tõesti valmistuma ja hakkama tegutsema, olgu see siis tehnoloogia otsemüük või midagi muud. Nüüd oleme Iran Internationali kaudu teada saanud, et Elon Musk ja USA valitsus pidasid läbirääkimisi, et proovida seda tehnoloogiat pakkuda ja aidata Iraani rahval ühenduses püsida. Kahjus tekkisid Elon Muskil rahalised probleemid ja see takistas selle plaani elluviimist. See on muster, mida Iraani režiim jätkuvalt kasutab. Nii et järgmine kord, kui toimub järjekordne mahasurumine või veresaun ja neid tuleb veel ning ärgem unustagem, et hukkamisi toimub iga päev, teevad nad seda jälle. Seega peab maailm valmistuma selleks, kuidas Iraani rahvast aidata. No ma ütlen, et see samm ei olnud ka Iraanis endas sujuv. Oli avalik tüli IRGC ja president Pezeshkiani vahel interneti taastamise üle. Kuidas me peaksime seda mõistma? Kas see on tõesti sisemine vaidlus? Või on see hoopis poliitiline teater, mis režiimi sees toimub?
teate, ma arvan, et siin on natuke mõlemat. Iraani režiimi puhul on alati poliitilist teatrit, kuid kindlasti on ka sisemisi lõhesid ja fraktsioone rohkem kui kunagi varem, eriti nüüd, kui need läbirääkimised toimuvad. Kõvajoonelised tulevad välja ja teevad täiesti vastupidiseid avaldusi sellele, mida ütlevad Pezeshkian ja Torfotši või isegi Kalibov, kui sellest rääkida. Ja see küsimus viib tagasi selle sama keskse küsimuseni, kes praegu Iraanis tegelikult ohje hoiab. Ja kahjuks ei ole sellele selget vastus, mistõttu ongi väga raske aru saada, mis tegelikult toimub. Kas sõlmitakse mingisugune kokkulepe? Ma arvan, et praegu mitte. Jah, kindlasti on palju suuri küsimusi selle kohta, mis toimub. Nii Karmus, Tahedi, väga tore oli teid meiega siin i24 News Englishis näha. Aitäh teile! Mul on hea meel.